Täna räägime Tervise pooltunni saates ühest väga isiklikust kogemusest. Meie stuudiosse on tulnud patsiendi nõukoja juht Kätlin Madis ning 10 aastat tagasi tabas teda insult 30. aastates ning täiesti ootamatult. Tere, Kätlin! Tere! Lähmegi siis sellesse 10 aasta tagusesse aega. Et mis sa meenutad sellest? Mis sul meelde tuleb kõigepealt? Ma arvan alati esimesena, et see on ikka niimoodi, et kui sa oled oma elu 30-ndates ja sul on nagu kõik hästi, et sul on justkui pere ja laps ja äge töö, mida sa armastad, et mitte midagi ei saa juhtuda. Ja eks mina olin ka 30-ndates ikkagi tohutu töönarkoman, kuna ma sain teha tööd, mida ma tõesti armastasin. Ja siis üks hetk mõtlesin, et olen selline hea tüdruk ja võtsin puhkuse 4 päeva. Ja siis läksingi tegelikult vanematele külla ja tegelikult oli juba jälle planeeritud, et ikkagi saan veel õhtul kellegagi kokku, aga tõesti terve päev ikkagi nagu pea nagu valutas nagu nii hullu moodi. Ja ega ma ei osanud nagu mõelda, et kas see on mingi migreenilaadne asi või see on tavaline peavalu. Ja otsustasin, et lähen varakult magama ja küll see hommikuks üle läheb. Aga see tipnes ikkagi sellega, et und ei tulnud ja siis vaikselt hakkasid igasugused kummalised sümptomid tulema ja nii siis öösel, ma arvan, et see oli 1 aeg, kui ma siis ikkagi põhimõtteliselt roomasin oma vanemate magamistuppa ja siis isa kutsus kiirabi. Ja tõesti, kiirabi tuli kohale ja ma kuidagi, see on nii naljakas, et me ikka oma elust mäletame ju mingid hetki ja ma nii hästi mäletan, et ma olin seal vanemate juures, seal diivani peal nagu siruli ja see kiirabi vaatab mind ja mõtleb, ütleb, tal on kõik insuldi tunnused, aga ta on liiga noor. Ja eks siis oligi, et ma arvan, et ma ikkagi pean ütlema nagu müts maha selle kiirabi töötaja ees, kuna tema südametunnistus ei lubanud ära minna. Et nad tegid kõik ära ja juba olid nagu asjad kokku pakkinud ja siis see kiirabi töötaja ikkagi ütles, et ma ei tea, ma ikkagi nagu konsulteerin ja ta tõesti tegi mõned kõned, tegi saatekirja, ütles, et kui hommikuks paremaks ei lähe, et siis tuleb minna nagu päriselt haiglasse. Ja siis eks see kiirabi läkski ära ja mõtlesidki, et ongi nii. Et hommikuks läheb paremaks. Täpselt, et ma olin 35-aastane ja ega minule nagu tundus ka, et mingi peavalu ja hommikuks läheb üle ja elu läheb edasi. Aga juhtus see, et hommikul täitsa segastel asjaoludel leidsin ennast vannitoa põrandalt ja siis juba saingi aru, et midagi on hoopis tõsisemat ja siis võtsime selle saatekirja näppu ja läksime haiglasse ja siis ütleme niimoodi, et mind viidi nagu ikkagi kohe nagu sinna intensiivi poole peale, kuna saadi aru, et ma ei saa rääkida, mul on hingamise raskused, mul on üks kehapool täiesti nagu tuim ja mul südames ikkagi nagu nii meeletud valud. Ja ega nad ei teadnud ka, mida teha, rääkida ma ei saanud, olin seal nagu väike nuudel seal voodis ja ütleme niimoodi, et ega oligi sebimist terve päev. Ja ma olen alati öelnud, et sellistel juhtudel, kui tõesti täiesti terve inimene satub intensiivi, et sul käib ajus ära siuke mingi klõps. Et ma mäletan seda, et isa viis mind haiglasse hommikul kell 7 ja nii tore on ikkagi see, et intensiivpalutites on ka voodi vastas on sul kell, et siis sa saad aru, et aeg liigub, et mingi hetk ma siis tegin seal intensiivis ikkagi nagu silmad lahti ja ma sain aru, et okei, et üle poole päeva on juba mööda läinud, et ma olen ikka siin veel. Ja siis ma mäletan küll, et mul tekkis tohutu enesealetsus, et rääkida ei saa, hingata on raske, keha on täiesti tuim, ise ennast liigutada ei saanud, külge keerata ei saanud, ma mäletan, et mul tohutult külm ja ma ei saanud võtta tekki, rääkida ei saa, kedagi appi kutsuda ei saa. Ja siis mul tuli tõesti nagu aiu sööka teadmine, et mul jäi koju 6-aastane laps. Ja et tõesti inimestega juhtuvad õnnetused
kus me võimegi päevapealt ära surra. Ja et see teadmine on nagu kõik need 10 aastat ikkaski minuga kaasas käinud, et see elu ei ole enesestmõistetav, et vahel nagu tulebki täiesti ootamatult midagi sellist, milleks sa ei ole nagu mitte ühegi keharakuga nagu valmis. Ja sealt ma arvan, et sai alguse hoopis uus teekond. Ja praegu oled sa siin särav ja imekena ja kuidas see taastumine toimus? Ja, et see on ikka niimoodi, et me näeme ju inimesi ja kui nad siis mõnikord räägivad, et mis on nagu juhtunud või olnud, ja siis me vaatame, et oi, sa näed nii hea välja, et üldse ei ütleks, et midagi sellist on juhtunud. Ja ega siis minul on ju täpselt sama, et kõik ütlevad, sa näed nii hea välja ja sa oled nii positiivne. Ja siis ma nagu, et läheks nüüd natukene ajast tagasi, et tõesti minu õnn oli see, et ju kiirabi saabus minu juurde, ma arvan, 1-2 minutiga ja see päästis nagu hullemast. Ja et tõesti minul nagu väliseid sümptomeid ei olnud. Minul oli siis DIA ehk siis mini-insult ja sellest siis keha hakkab ise nagu päris hästi taastuma. Kuigi peab ütlema, et tõesti esimesed 3 aastat olid hästi keerulised, et mul oli hästi tugev vertigo, mul oli tohutud nagu, ma ei tea, süda käis rütmist väljas ja tõesti pulss täiesti tühjade kohtade pealt nagu hüppas 200-ni niimoodi, et sa panid pilli taskusse, et mina tõesti need 3 aastat pigem nagu võitlesin nagu hoopis sellega, et mul on äkkväsimus, mida ma ei suuda kontrollida. Mul on vertigo ja mul on need südamerütmi häired. Ja ma arvan tõesti, et 3 aastat ma ei reisinud, ma ei käinud mitte ühelgi kontsertil, mitte ühelgi üritusel. Et see tundus mu jaoks nagu nii tohutu tabuteema ka, et ma tõesti ei julgenud nagu sellest kellelegi rääkida, kuna minu perearst oli samamoodi nagu, et see pole midagi, et noor inimene, terve, mingi tööle, elage edasi. Kas ma saan aru, et sa ei julgenud oma nendest muredest, et ütleme sellest vertigost ja kõigest sa julgenud rääkida? Ei, et ma nagu käisin nagu perearstile rääkimas mingi hetk, et ma sain aru, et see nagu täiesti segab mu elu ikkaski. Ja siis perearst umbes, et ma ei tea, et noor inimene, et äkki laps läks kooli, et äkki sellest mingi elustress või midagi. Ja siis ma nagu tundsingi, et ma hakkasin kõiki neid probleeme ka hästi teadlikult oma tuttavate ees nagu varjama, kuna mulle tundus, et äkki ma mõtlen neid ise välja, et ma võimendan nagu ise, et ja 10 aastat tagasi üldse ei räägitud, et noortel inimestel võiks midagi sellist olla, sellepärast, et mina ju nägin ka oma haigusloos lühendit, DIA, et ega see internet mulle sealt midagi väga vastu ei andnud. Ja tõesti näiteks perekohtumised, mul on selline Itaalia perekond, et me tõesti hästi palju kohtume ja oled seal pereringis, ma ei tea, jõulud, sünnipäevad, mingid kohtumised ja sa lihtsalt tunned nagu täitsa niimoodi poole lause pealt mõnikord, et mul on sihuke väsimus. Et mul on niuke väsimus, et ma lihtsalt ei suuda neid silmi lahti hoida. Ja siis on niimoodi libised seltskonnast vaikselt ära ja tõesti ma käisin nagu siukse 5-10 minuti kaupa magamas. Et see on hästi naljakas, et mul on paljud tuttavad öelnud, kuidas saab üldse kohe magama jääda ja kuidas, ma ütlesin, aga teate, saab. Et see ongi see mingi keha eripära ja et tõesti kõik need aastad, kõik need 10 aastat, et ma ikkagi teen väga palju neid power näppe, et selle väsimusega mul endiselt selline tugev isiklik suhe, aga ma väga-väga hoolikalt varjasin kõike neid sümptomeid perekonna ees, sellepärast, et mulle kogu aeg tundus, et mida ma virisen.
et ei ole nagu vaja nagu rääkida ja tulebki ise hakkama saada ja kuidagi sihuke, et siis olid üksi kodus, et noh, siis nutsid seal patte, et appikene, et noh, miks see elu siis on sihuke ja teadmata nagu, mis on need head lahendused. Aga tegelikult nüüd sa oled ju õppinud kogemusnõustajaks ja kuidas sa nüüd vaatad sellele tagasi, mida sa soovitad teistele selles olukorras? Jaa, see on hästi põnev teekond olnud, et kuna tõesti, kui ma seal 3-4 aastat olin nagu sihuke karu pimeduses, et siis mingi hetk mul tuli taipamine, et ei, tuleb lihtsalt hakata rohkem lugema ja tuleb nagu ohjad haarata, et ma ei ole veel 40 ja mul on ikka terve elu ees ja ma kogu aeg mõtlesin nii, minu vanaisa elas 100 aastani, mul on veel nagu pikalt minna ja tõesti läksin õppima kogemusnõustamist. Ja see teekond andis mulle väga tugeva nagu signaali, et seda valdkonda tuleb edasi uurida ja õnneks nagu see sattus nagu sellisesse aega, kus ma sain ka aru, et selle kohta nüüd on materjali nagu väga-väga palju. Ja kui ma õppisin seda, siis mulle nagu meeldiski see, et ma sain süvitsi minna just selle oma teemaga, uurida, mis siis see DIA on, mis on insult ja mis siis nagu Eestis sellega nagu tehakse või kuidas nagu toetatakse. Ja mul oli nagu hästi kindel nagu teadmine, et ma pean selle oma kogemuse kuskile edasi rakendama, et ei oleks nagu teised selles olukorras nagu olin mina. Ja kui ma selle kogemusnõustaja baasõppe justkui lõpetasin, ma olin hästi kindel, et Eestis on olemas insuldi selts, et ma kindlasti võtan nendega ühendust ja ma olen täiesti kindel, et sealt nagu tuleb midagi edasi. Ja niimoodi nagu sammhaaval tuli su ellu ka tegelikult insuldiselt. Ja see insuldiselt, ta tuligi kuidagi ka nagu nii loomulikult ja siis ja ma olen alati nagu mõelnud, et kui sul on elus mingi siht või sulle midagi meeldib teha, et siis elu hoiab, et ma igal juhul alati igal pool ka oma õpingutes nagu kiidan Tartu Ülikooli, kes on mulle alati nagu vastu tulnud, kui ma olen kuhugi nende kursustele tahtnud pääseda, et kõikidest nendest taastumistest nagu rohkem psühholoogiliselt nagu aru saada. Nad on alati mind nagu kahe käega vastu võtnud ja insuldiselt see on nagu ka väga palju ikkagi nagu toetanud, kuna seal on ju ka inimesed, kes on tegelikult selle sama teekonna isegi raskemini läbi teinud ja seal nagu kinnistus ikkagi see arusaam, et kui me räägime sarnaste probleemidega inimestega, siis me ise nagu terveneme ja see on ikkagi nagu selline teraapia vorm, et me ei tunne, et meis endis on ainult mingi viga. Keegi ikkagi peakski oma murega üksi jääma, et muret tuleb ju jagada. Jah, et see on kindlasti see sõnum, mida ma alati olen ka teistele öelnud, et julgege rääkida kas või nagu päris sükseid pisi asju või kui te kohtute oma sõpradega, et tegelikult tajute oma sõpru, et kes on võib-olla seltskonnas täna natukene vaiksem või mitte vaiksem, et alati tasub nagu minna küsida, et kuidas sul päriselt läheb. Ja see küsimus on mõnikord niimoodi, et see tundub nii elementaarne küsimus, aga ma alati nagu tajun ära, et kui ma nagu lähen inimese juurde eraldi ja ma küsin, et aga kuidas sul päriselt, et noh, sa võtad nagu selle ruumi või aja ja siis sa saad aru, kas see inimene nagu ohkab või ta ütleb, kõik okei. Et noh, et see ongi see tajumine, et juba sellega me tegelikult anname teisele inimesele märku, et me oleme olemas ja tegelikult väga paljud on olemas. Jah, ega väga sageli muidugi küsita seda, et kuidas sul päriselt läheb. See on nii avatud küsimus ja sellele tuleb ka avatud vastus sageli. Absoluutselt. Et see ongi nagu see, et see on nagu tere asemel mõnikord, aga ma alati ütlen, et märgake, et te alati tajute kuskil seltskonnas, et keegi on vaiksem mõnikord ja siis nagu tasub võib-olla see nagu hetk võtta. Et ma alati naeran, et mul on lemmiksugulane, kes on tõeline töönarkoman ja siis ma nagu alati, nagu, kui me kuskil kohtume, siis ma nagu alati, kuidas sul päriselt läheb. Ja siis temal on ka alati see ohe ja siis ma saan aru, et nii,
kas me räägime, et noh, et see ei ole kunagi nagu see, et tule kurda oma muret minu õlal, vaid see on pigem nagu sõnum, et me oleme olemas üksteise jaoks. Et sa ei pea mulle rääkima tervet oma nädalat ümber, vaid ma annan sulle lihtsalt märku, et me oleme päriselt üksteise jaoks olemas ja tegelikult meie ümber on inimesed, kellel on tohutult lugusid, mis võivad sind sinu eluetappidel, erinevatel etappidel toetada. Milliseid lugusid sa oma nõustamise ajal oled kuulnud? On sul mingeid näiteid jagada? Jaa, ikka olen, et kõige liigutavam lugu oli üks meesterahvas, kes oli ka siis 40-ndates ja ütles ka, et noh, tugev Eesti mees, minuga kunagi mitte midagi ei juhtu ja siis tõesti tal oli päris keeruline infarkt ja siis tal olid paanikahood. Ja ta ütleski, et täiesti kummaline on see, et sa teadvustad endale probleemi ja sa lähed siis sinna psühholoogi juurde ja kui sa saad aru, et see psühholoog ei ole mitte kunagi seda paanikahoogu ise oma kehast tajunud. Ja siis ta ütleb, et nii, plokk, mul ei ole sinuga mitte midagi rääkida. Et tegelikult ma arvan, et igasugused ärevushood, paanikahood, et me tahame neid jagada inimestega, kes on seda ka tundnud. Ja et tema nagu see hästi nagu süke, meil oli temaga väga hea koostöö, et ta ütleski, et teda nagu isegi aitab see, et ta teab, et minul on olnud ja ma olen nagu näiteks ikkagi üle saanud. Et see on ju hästi nagu oluline ja ikkagi, kui ma alguses arvasin, et meesterahvad ei tule nagu rääkima oma tervisemuredest, siis ma just nagu näen, et kui meestel anda ette mingi hästi mingid märksõnad, et ärevus või mingi vertiigo, siis nad julgevad nagu rääkida ja siis nad on nagu valmis, et okei, ma tahan seda proovida. Et võib-olla ikkagi nagu meestes on natukene seda tunnet, et mingid asjad on nagu challenge'id, et ma proovin, ma tahan sellega hakkama saada. Ja tõesti, kui minu enda poeg oli teismeline, siis tema nagu liikus üks periood vigastusest vigastusse ja see kestis nagu 2-3 aastat ja siis mul oli küll tunne nagu, et ma ei teadnud enam, et kumb on nagu suuremas tervisekriisis, et mis teda lõpuks nagu mõjutab, et kas vigastused, millega toime tulla või siis see vaimne pool, et see on tema identiteedi osa, see trenn ja näiteks, et insuldiga on ju samamoodi, et väga paljud inimesed, et neile jääb mingi konflikt oma kehaga, et näiteks mul oli kliendiks õmbleja, kes ütleski, mul ei ole mitte mingit haridust, kuna tema hakkas õmblejaks nagu enda ema kõrvalt ja tegi seda tööd kuni 50-ndateni, et tal oli tohutu klientuur ja siis ta sai insuldi ja tõesti, et peenmotoorikat enam teha ei saa. Ja siis ta ütleski, et aga mul kukkus kogu elu kokku. Sellepärast, et minu teadlik elu on ümber õmblemise, minu töö ja nüüd ma seda enam teha ei saa. Et siis tema ütleski, et ta ei teagi, et kas see on nagu lein või depressioon, mida ta tunneb, sellepärast, et tegelikult ta leinas ka oma eelnevat elu. Ehk siis seda tööd, mida ta nagu armastas ja mida ta oligi teinud 40 aastat. Mis soovitus sul sellises olukorras on siis? See ongi väga keeruline ikkagi, et me peamegi aru saama, et pärast insulti, kellel on ikkagi raskemad versioonid, et meie kehas midagi muutub ja me tõesti on ikka ju väga suur protsent inimesi, kes ei saa seda eelnevat elu nagu tagasi ja me võimegi näha, et sul on ju kõik korras, aga tegelikult seal taustal võib olla väga palju nagu tõesti nagu sellised kehalisi takistusi, et peenmotoorika, tasakaaluhäired võivad meile jääda. Vaimne stress, mis sa just mainisid, eks ole. Et absoluutselt, et insuldiga on niimoodi, et kui sul on justkui nagu isegi nagu väliselt vaatad, et ma ei tea, täitsa okei, siis ju väga paljud, isegi minu tutvusringkonnas on inimesi, keda sa peale vaatad, et nad on väga okei, aga nad on käinud teraapias veel 10 aastat
just treenivad oma peenmotoorikat, et see töötaks nii nagu vaja. Nad käivad füsioterapeutide juures, et see on nagu see pool, mida siis ju teised tegelikult ei näe. Seda suurt tööd ja vaeva. Et see on ikkagi nagu üli oluline, et minu puhul on ju ka alati öeldud, et sul ei ole midagi. Aga siis ma alati ütlen, et aga mina teadvustan täna endale, et mina ei saa enam minna kellast kellani tööle, ehk siis näiteks 9–5 tööpäevasid, kuna ma ei kesta neid ära. Et noh, et ma olen kuskil, ma tunnen, et ma võin olla väga produktiivne 4 tundi järjest ja siis mul on ikkagi 2–3 tundi, ma ei tee mitte midagi. Et noh, et see ongi see minu teadvustamine, et kui ma ennem töötasin nagu riigisektoris ja ma olin nagu väga motiveeritud seal, noh, siis ma tean, et ma ei lähe sinna tagasi, sellepärast et minu just see väsimus ja see keskendumisvõime ei pea sellele tempole vastu ja ongi, et mul on pidanud oma elu nagu selles mõttes nagu ümber kohandama ettevõtjaks, et ma teen siis projekte, kus ma olengi mingites etappides, olen produktiivsem, ma valin oma töötempot, aga see ei sobi kõikidele. Et isegi on ju samamoodi, et kui me räägime erinevatest haigustest inimestega, et see on täna ju hästi suur teema, et me peame hakkama arvestama inimeste isikupäraga ja inimeste erinevate haigustega. No absoluutselt. Me just eelmises saates rääkisime ka ATH-st ja saatekülaline arst ütles, et iga inimene peab arvestama oma eripäraga ja leidma siis vastavalt sellele endale sobiva väljakutse elus. Et see on väga oluline, mitte nui 4 teha midagi, mida sulle võib-olla väljaspoolt sunnitakse peale ja siis sa teed seda ja oled tegelikult iseendaga vastuolus. Aga mis sulle rõõmu teeb elus? Ma ei tea, ma arvan, et mulle teevad rõõmu nagu püsiasjad. Purjetamine tõesti. Purjetamine tuli minu ellu alles paar aastat tagasi. Just see, et kuna ikkagi selle insuldiga oli nii, et ma võisin minna nagu mere ääres kai äärde või isegi liiva peale, mul juba kõik kõikus. Noh, kõik niimoodi kõikus ja siis mingi hetkekaski mul siin seltskond hakkas purjetamas käima, et tule ja Vahemere reisid ja siis ma nagu, et ma tahaks sinna päikse kätte, aga ma ei tea, see kõik see mereteema ja kallutamine. Ja siis nagu on jälle suhtle inimestega ja siis voila tuli ka lahendus, et täiesti imelahendus on olemas inimestele, kes kardavad siis vertiigot. Nii. Ja selleks on Soomes, müüakse retsepti alusel siis iiveldusplaastreid. Ja ma kogu aeg räägin juba 3 aastat insuldiseltsis ka, et me peame midagi tegema. Et need ka Eestisse tuleksid. Et selles mõttes, et see ei ole odav lõbu, aga see annab nagu elule väärtust ikka juurde, ma ütlen. Ja aitab reaalselt. Ja need on siis retseptiga plaastrid, mis paned endale kõrva taha, nädal aega üks toimib ja tõesti ma räägin tänapäeva tehnoloogia, ma ei tea, plaaster mõjub, et ta võtab selle iiveldustunde nagu sul väga hästi nagu kontrolli alla ja sa võid siis nädal aega seal purjekal olla. Eestis kirjutatakse välja küll iiveldustablette, et mis on siis nagu 24 tunni mõjuga, aga see on jälle nagu nii individuaalne, et kellele mis sobib, et näiteks mul tütar ütlebki, et tema ei saa plaastrit panna, sellepärast, et tal küll läheb kõrvpaiste, kõrvlukku, mis iganes, on ju nagu ikka kõikidel ravimitel on ju kõrvalmõjud, et siis temale sobib tablett. Ja minule plaaster ja nüüd ma olin ka just siin 2 nädalat purjetamas ja see oligi nii tore, et meil tegelikult oli nagu purjetamas ka uusi inimesi ja siis kuidas nemad on ikka vaprad seal, et ei ole vaja midagi ja siis ma juba vaatan, et äkki me ikka midagi võtame, et jaa, ma kindlasti nagu naudin seda käimist ja eelkõige ma tõesti iga päev nagu naudin et ma saan olla nagu ema. Just see tunne on ikkagi minuga sealt intensiivravi osakonnast nagu kaasas. Et see on kingitus,
et sul on lapsed ja sa saad olla nende kasvamise juures. Et kindlasti ma tohutult võtan aega, et olla oma perekonnaga, eelkõige oma siis teismelise pojaga. Et ma saan aru, et teismeline on keeruline iga ja tal on ka emast aegalt kopp ees, aga lihtsalt, et ma nagu kindlasti ma naudin seda võib-olla rohkem kui keegi teine. Et ma väga palju olen kodus, olen olemas ja see on nagu minu jaoks ülioluline, et kui ma ikka mõnikord tuttavatega siin vaatame, et kes käivad teatris, kinos, mingid üritused, siis ma alati ütlen, mind jätab täiesti külmaks, et ma võin olla rahulikult nädalalõpud kodus enda perega ja just see, et ma saan seda ema rolli täita, et see on kindlasti sealt intensiivravi osakonnast mul nagu nii nagu sisse kodeeritud, et see oli nagu see võimalus, et millest ma nüüd ikkagi nagu olen nõus väga paljudest asjadest loobuma, et ma saan olla, et just selle oma perega, et see on nagu see rõõm nagu minu jaoks, et väga lihtsad asjad, et mulle tohutult meeldib hommikusöögid koos lapsega ja nädalalõppude vedelemised, et ei pea kuhugi sõitma ega käima, et on nagu see täiesti nagu minu jaoks piisav. Ja kindlasti, mis on nagu ka nüüd ju muutunud, on see, et ma saan selle insuldi kogemuse pealt anda midagi nagu tervishoidu tagasi. Absoluutselt. Ja sa oskad väärtustada iga päeva, eks ole. Ja tegelikult sa jõuad väga palju. Kuidas sinu juurde nõustamisele saab tulla? Jah, ikka saab tulla, et nüüd olengi natukene jälle sükest elukurssi nagu muutmas, et olen nagu toimetamas Viimsis, et Viimsis on siis ka rehabilitatsioonikeskus ja siis sügisest hakkan nagu seal toimetama nagu rohkem, et tõesti nagu sinna ka sükest teadmist juurde tuua, et on olemas kogemusnõustamine, et Viimsis on iseenesest olemas ka väga hea psühhiaatrikliinik ja muid nõustamisi, aga just siuke kogemusnõustamine, kindlad teemad, kindel valdkond. Ja sa oled ka patsiendi nõukoja juht regionaalhaiglas, et sa oled olnud patsiendi nõukoja liige 3 aastat ja nüüd siis jaanuarist oled sa seal juht. No vot, eks see elu siis ju suunab, nagu ma alati ütlen, et mul on ääretult hea meel, et ma seal olen, sellepärast, et regionaalhaigla patsiendi nõukojas on ju liikmeteks just patsientide organisatsioonid ja seal ongi see, et sa näed nagu lähedalt, kui erinevate haigusgruppidega tuleb tegeleda, tuleb arvestada ja seal nõukojas ma olen tõesti tajunud, et on olemas nagu väga mitmeid ühisosasid, mis ongi see patsiendi hääl haiglale tuua ja on ka väga palju eripärasid, mida siis haiglale nagu tuua, et haigla nendega arvestaks, sellepärast, et ega ju haiglad ongi ju patsientide jaoks ju loodud. Muidugi. Ja siis ongi väga hea, et täna on ju üha rohkem tulemas nõukogusid haiglate juurde, kus ongi see patsientide hääl, millega siis arvestatakse, et näiteks regionaalhaiglas on ju samamoodi, et kui oli laienemine verevõtuala, tõesti erinevate organisatsioonide esindajad käisid, vaatasid, kas nende patsientidele on see sobilik, kuidas haiglas on viidad, kas kõik leiavad ülesse, et teie maja on ju nii suur, et tõesti, et seal on see, saaks teha mõne orienteerumisvõistluse, et seega mulle meeldib nagu teadmine, et patsiendi nõukogus on erinevad nagu organisatsioonid ehk patsientide organisatsioonid ja läbi nende siis me saamegi tegelikult nagu haiglale anda seda oma kogemust, seda oma ootust või tuuagi välja võib-olla, et mulle tundub, et meie patsiendid siin tunnevad, et nendega ei ole arvestatud. Et igal juhul ma arvan, et seda on vaja, et näiteks ju ka see aasta tuli välja uus patsientide vihik, et kõik me vaatasime selle enda pilguga nagu läbi, et kas minu nagu organisatsiooni patsiendid saavad sellest aru,
kas see on piisavalt nagu mõistetav, sellepärast et väga raske või kerge just on ju, kes haiglas arstidel, õdedel teha tekste, mis on väga meditsiinilised ja siis on see patsient, kes loeb seda ja siis mõtleb, et ma ei tea, kas ma julgen küsida. Et see on kindlasti selle patsiendi nõukogu üks nagu eesmärke, et kõik suke suhtlus ikkagi oleks patsiendi keskne ja oleks nagu arvestatud, et patsient ei jääks sinna kuskile nagu toppama, et ta ei julge küsida või ta tunneks, et mis mina on. Et selles mõttes see aeg patsiendi nõukogus on tegelikult huvitav olnud ja mulle nagu tundub, et kogu aeg läheb ainult põnevamaks. Mis sa ära tahaksid teha veel? Mis sul see tunne ütleb, et sa jõuda tahaksid? Ma ei tea, mulle nagu meeldib see kulg ikkeski. Mul on nagu hästi seda uskumust, et anna uutel asjadel aega ja siis nagu võib-olla elu annab ise ka, et mulle väga meeldis nagu see idee, et kuidagi oligi, et jälle võib-olla see on see eluõppetund, et kui ma siis sain patsiendi nõukoja liikmeks, sattusin lapsega siis EMO-sse ja nagu ikka kõik need asjad ju tulevad niimoodi ootamatult, telefon on tühi, kellelegi helistada ei saa, et sa seal siis oled. Ja siis kuidagi oligi meie esimene kohtumine seal ja siis ka, et küsite, et on siis ettepanekuid haiglale või? Ja siis ma küll tundsin, et jah, mina tahaks küll, et EMO-s oleks näiteks laadijad või et tegelikult, et see ongi jälle see, et see hästi patsiendi keskne nagu nägemine, et ma sattusin sinna EMO-sse ja täiesti mingi elementaarne teema, tegelikult telefoni laadimine, et mul ei ole laadijad kaasas, et kuidas ma siis oma lähedasi teavitan, et ma üldse siia sattusin või mis ma siis edasi teen. Et ma tõesti nagu usun, et haigla kasvab, meditsiin kogu aeg areneb ja et täna me kindlasti ei näe nagu teemasid, et mida peaks tegema 2 aasta pärast, 3 aasta pärast, et see nõukoja töö ongi, et see tänane hetk või see tänane aasta, et mis selles kontekstis on nagu oluline ja mida me saame patsientide heaks nagu ära nagu teha, et ma alati ütlen, et jah, mulle meeldib projektidega töötada ja mulle meeldib, et kui nad on nagu sellised lühiajalised või kuidagi ajaliselt nagu määratletud, et siis saab nagu kuidagi nagu hästi intensiivselt nagu tegeleda, et asjad saaks tehtud. Et mul on alati see, et kes siis räägivad, et oi, et mul on mingi 5 aastat, kui projekt seal tööres, mul nagu alati, et 5 aastat või? Nagu päriselt nagu 5 aastat teed ühte projekti, et see kindlasti ongi ju ka see inimeste nagu erinevus, et kes kus ennast nagu tunneb, et ta saab realiseerida ja minu jaoks on veel patsiendi nõukogus hästi huvitav kogemus minu jaoks siis see, et ma olen seal justkui nagu oma haiguslooga nagu üks nooremaid, et kui me vaatame, et seal on reumaliid, kes on toimetanud juba 30 aastat, et siis ma nagu tunnengi nagu veidi nagu aukartust, et te olete nii kaua tegutsenud, et teis on ju seda teadmist nagu nii palju, et meie väike insuldiselt sai alles 5-aastaseks. Et aga ma ei lase heidutada, et ma arvan, et saab olema põnev aasta veel ees. Ma olen selles kindel, et sinu energia aitab palju edasi haiglat. Aga kui me mõtleme sellele, et mis sina ütleksid endale seal intensiivravivoodis 10 aastat tagasi nüüd? See on küll huvitav küsimus, sellepärast, et ega ei teagi, et sellel hetkel ma tõesti olin 35-aastane ja ma arvangi, et seal hakkab mängima see noorus, et sa arvad, et ma ei tea, ma siit homme saan välja. Ja tegelikult ma saingi haiglas suhteliselt ruttu koju, aga minu jaoks ikkagi oli tohutu pauk see, et ma olin nagu esimest korda üle 6 aja haiguslehel, kuna ma sain aru, et päeva challenge on käia vetsus või võtta klaas vett endale juua. Ja ma arvangi, et kui ma oleks seal haiglas olnud, et siis,
kui keegi oleks tulnud nagu sinna voodiservale võib-olla ütlema, et okei, tead, päev korraga, et ma olen seda ise nagu kogenud, et see võib-olla oleks olnud nagu see lause, millest oleks piisanud, sellepärast, et ma kindlasti ei oleks mitte ühtegi juttu uskunud, et kuule, et sul on siin taastumine nüüd nii pikk, et seda juttu ma kindlasti ei oleks uskunud. Aga ma mõtlen, et kui mul juhtuks nagu täna, nagu 45-aastaselt see, siis ma vaataksin kindlasti hoopis teistmoodi. Siis ma võib-olla muretseksin palju rohkem. Et kuna ma olen ise juba palju teadlikum, et inimestega juhtub asju. Et alles hiljuti oli ka meil sõpradega üks õhtusöök ja siis oli nii tore märkamine minu enda venna poolt, et kes siis ütles, et täitsa lõpp. Et me oleme jõudnud nagu sinna vanusesse, et kus sa saad nagu sõpradega kokku ja siis sa nagu ikka käib läbi, et kas keegi on arsti juures vahepeal käinud. Ja see oli nagu selles mõttes ikkeski, tõesti me istusime seal laua taga ja siis mõtlesime, et 50-ndad, et sa näed hoopis teisiti. Aga täna ma tegelikult tunnen hästi muret just nende nooremate pärast. Et ma näen, kui intensiivselt noored elavad ja mind nagu südames paneb nagu valutama, kui kergekäeliselt tarbitakse energiajooke, kui kergekäeliselt e-sigarette tarbitakse ja mind nagu see pool ikkeski, see paneb mind nagu tohutult muretsema, et täiesti nõus. Et need tunduvad väikesed asjad, aga tegelikult see mõju võib olla hoopis kaugemale, mida te täna ei taju ja ma näen ise, et vahel nagu mõtlengi, et jumal tänatud, et 10 aastat tagasi ei olnud selliseid võimalusi, et võib-olla ise oleks samasugune hull olnud. Et ma saangi aru, et see on lihtsalt see ajastu täna ka, aga tegelikult ma näen, et üha rohkem on noori, kellel on vaimse tervisega probleeme, neil on mingid haigusi, millega nad toime ei tule ja see kodune toetus on ikkeski väga kesine. Et see kodune toetus on ikkeski siuke, et vanematel on tohutult eesmärke, millega nad tahavad ise tegeleda, kuhu nad tahavad jõuda. Kõikidel on 2 aastat ette reisid planeeritud, üritused planeeritud ja siis nagu, et need lapsed siis kasvavad ise. Et aga tegelikult ma nagu kodus ise kogu aeg mõtlen, et ei, et sa pead olema olemas. Et lihtsalt see kohalolu on tihti nagu parim, mis on nagu sellele noorele põlvkonnale nagu saad anda. Et isegi kui nad ei taha suga tulla reisile või ei tea kuskile sünnipäevalauda ühiselt, see on okei. Aga lihtsalt nagu see kohalolu ja teadmine noorele, et näiteks minu poegi 17, jumala eest ikka käid sõpradega väljas ja ma alati ütlen talle ka, et tead, ükskõik mis on kell, sa võid mulle alati helistada. Ma tulen sulle iga kell järgi, ma maksan taksoarveid, see ei ole probleem. Ja ta väga tihti on öelnud ka, et ära muretse, kõik on hästi ja et ma tulen. Ja siis on minust nagu nii armas, kui ta helistab sulle kell 2 öösel, et ma saadan siis nüüd selle aadressi, et see on kuidagi nagu alati nagu tegelikult nii südant soojendav. Aga ma tõesti näen täna, et viimased korrad, kui ma olen PERH-is käinud, et see noorte osakaal, mis on tegelikult haiglas, et kes seal liiguvad, käivad uuringutel, et see on küll see, et me peame tegema veel rohkem teavitustööd, me peaksime jõudma veel rohkem nagu ka koolidesse nagu rääkima, et kas või elementaarsed esmaabioskused, et me ei oska ka tänapäeva noored ka neid tegelikult anda ja just see märkamine ja see, et me oleme erinevad ja näiteks ka koolis ja väga palju me räägime küll kiusamisest, aga tegelikult see kiusamine võib olla ka selline varjatud kiusamine, et me nagu seda rohkem märkaksime, et just ka, et noortel on tegelikult väga palju terviseprobleeme, et millele me peaksime nagu täiskasvanutena rohkem nagu tähelepanu pöörama,
ja võib-olla ka tervishoid peaks saama siin rohkem ära teha. Väga tõsine ja oluline teema. Ja. Saade hakkab kahjuks lõppema. Ütle veel midagi sellist positiivset, mida sa näiteks nõustamisel tavaliselt inimestele ütled, kes tulevad su juurde tõsise murega? See on jälle nagu hea küsimus, et jälle see leierdatud vastus ikkeski, et ma ütlen väga tihti inimestele, et üks päev korraga. Et ja kui te tahate oma elus nagu muutust, üks asi korraga, et ainult üks asi, et ma näen nii palju, kuidas inimesed tahavad nagu nüüd ja kohe seda muutust või ma tahan, et mu elu muutuks nüüd 6 aja jooksul. Ja siis ma nagu, et ei, seda ei juhtu. Et ma tõesti usun sellesse, et ainult üks samm korraga ja üks päev korraga ja see nagu tekitab tegelikult rahu, et me ei pea tormama, et me võime nagu elada tänases päevas. Aitäh sulle saatesse tulemast. Aitäh kutsumast. Kuulasite Tervise pooltundi ja elame siis selles ühes päevas ja hetkes, naudime seda ja ärge jääge üksinda, kui on vaja nõustamist, siis kindlasti julgelt pöörduge nõustaja juurde.